Täna hommikul juhtus siinsamas Nõo vallas Tartu-Elva maanteel traagiline liiklusõnnetus, kus kaotas elu 2 inimest. Liiklusõnnetus oli juhtunud väga suureltel kiirustel, vähemalt ühe osapoole poolt ja sündmuskoht ei olnud kõige parema vaatepildiga, ütleme siis nii. Päeva jooksul sai aga selgeks, et enne Nõo teeristi sirgel teelõigul toimunud Kia Ceedi ja Honda laupkokkupõrge oli tahtlikult põhjustatud Honda juhi poolt ja sellega seotud sündmused politsei jaoks algasid juba varem. Kokkupõrke põhjustaja 39-aastane Tarmo oli umbes 1,5 tundi varem siinsamas Anne linnas Kaunase puiesteel asuvas korteris pussitanud oma endist elukaaslast. Naise seisund on praegu milline? Meile teadavalt on naise seisund kriitiline, ta on kaotanud suhteliselt palju verd. Suur kummardus minu kolleegidele, kes koha peal andsid väga suurepärast esmaabi. Pärast pussitamist oli Tarmo lahkunud sündmuskohalt ja lubanud enda ära tappa. Politseitöö tulemusena saime teada piirkonna, et isik võib viibida Nõo piirkonnas. Politseipatrull märkas kahtlustatava sõidukit, ootas ära lisajõud, sai ka kahjuks kahtlustatav aru, et teda tahetakse kinni pidada, lahkus suurel kiirusel sündmuskohalt ja toimus traagiline kokkupõrge, mille tulemusena siis 2 inimest hukkus. Alust on kahtlustada ikkagi, et mees võis olla ka siis narko- või alkoholijoobes? Seda näitab samuti ekspertiis. Politsei on ka varem Tarmoga korduvalt kokku puutunud. Ta on põhjustanud liiklusõnnetusi ja jäänud vahele narkootikumide tarvitamisega. Viimati karistas kohus teda eelmisel kuul kehalise väärkohtlemise eest, sest sel suvel ründas mees oma elukaaslast noaga. Siis mõistis kohus Tarmole tingimisi vangistuse koos kriminaalhoolduse ja käitumiskontrollile allutamisega. Täna on ka meil teada, et me oleme selle, ütleme siis niinimetatud paariga ka edasi tegelenud, kus siis teo toime pani ja aeg-ajalt ei saanud aru, et naisterahvas seda suhet ei soovinud ja ka uuesti ära leppida ja ka jätkata kooselu ja suhtlemist. Ja ta käis tal ikkagi pidevalt nii-öelda otsis kontakti ja siis vahepeal ka vägivallatses tema kallal? Täna me teame, et ta otsiti kontakte, vägivalla sündmused siin vahepeal meil ei ole kinnitust leidnud kuni tänase varahommikuni kahjuks. Seekordsete sündmuste asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvide järgi, mis käsitlevad raske tervisekahjustuse tekitamist ja tapmist. Et omalt poolt ka Politsei- ja Piirivalveamet enda sisemiste käitumistaktikate ja asjade otsusest oleme alustanud siis sündmusanalüüsi, et vaadata, kas meie taktikaliselt oleme eelnevalt selle paariga suheldes lähisuhtevägivalla lahendamiste poole pealt ja ka tänased taktikalised tegevused on kõik olnud väga okei ja kas oleks saanud midagi teha paremini teistmoodi, et me ei oleks nii palju elusi kaotanud. Täna hommikul kella 6:30 paiku juhtus veel teinegi hukkunuga liiklusõnnetus Tartus Kastani tänaval. Esialgse info kohaselt sõitis tõukerattur siit samast Kastani tänavat pidi Võru tänava suunas ja kui ta hakkas siin autoteed ületama, sõitis talle otsa Tamme tänavalt tulnud kaubik. Löök oli nii suur, et 29-aastane meesterahvas suri sündmuskohal. Järjekordselt me oleme alustanud siis kriminaalmenetlust. Sündmuskohta visuaalselt hinnates oli tegemist suhteliselt sombuse hommikuga, kus siis kergliikluste ja sõidude omavahel ristusid. Antud ajahetkel oli kergliiklejal eelisõigus, et ta juba viibis ristmikul, kui toimus kokkupõrge. Kas seal oli siis tegemist tähelepanematusega või siis liiga kiiresti sõitva elektritõukerattaga, seda näitavad meil siis menetlustoimingud. Praeguseks on teada, et hukkunu oli Tartu Ülikoolis õppinud India kodanik.